Minu nimi on Madis Järv ja ma olen selle laeva, piirivalvelaeva kindral Kurvits kapten. Kui on vaja kedagi merel päästa, siis meie oleme selleks alati valmis, me anname endast parima ja me üritame teha kõik, et need inimesed jõuaksid uuesti tervena ja ohutult tagasi oma perede juurde. Minu nimi on Jarno ja töötan lennusalgas kopterite eskadrillis pinnalt päästjana. Meie igapäevatööks on valmisolek erinevateks lendudeks, et on need siis otsingu- või päästelennud või meditsiinilennud. Mina olen Jaak Roos, mere- ja lennupääste koordinatsiooni keskuse juhtivkoordinaator. See on väga vastutusrikas töö, sest tõesti inimelud on kaalul ja kõik otsused, mis sa teed, sa pead tegema need otsused võimalikult head ja sa pead tegema meeskonnatööd, sest üksikud staarid siin läbi ei löö. Olen piirivalve seirelennuki meeskonna liige. Operaator-vaatleja on mu ametinimetus. Tänapäeval ei ole just väga popp öelda, kui küsitakse, et mis on sinu kirg, et vastata, et see on mu töö, aga ma arvan, et minu puhul üks nendest vastab tõesti tõele. Ajafaktor on kõige kriitilisem kõikide päästesündmuste puhul, et isegi sündmused, kus sa näed, et aega on küllalt, sa pead olema 1 või 2 sammu eespool, sest võib-olla tuleb järgmine hetk, kus öeldakse, et see kogu see aeg, mis sa planeerisid, seda enam ei ole. Mere peal asjad liiguvad edasi. Sündmuskoht ei jää sinna samasse, kus ta oli 5 minutit tagasi. Ja alati tuleb siis rakendada kõige kiiremat ressurssi. Siis tuleb kohe lennuvahendid, kes jõuavad kõige kiiremini kohale. Samas tuleb ka veepealsed üksused alarmeerida. Ja kui nende poolt tuleb näiteks mingisugune teade, et on avastatud merereostus, siis me läheme kontrollime seda. Ja samamoodi, kui keegi väikelaevadest jääb merehätta, siis me läheme ka sellele appi ja see koostöö käib merevalvekeskusega koos. Kuna meie sündmuskohal ei viibi, meie juhime seda eemalt, siis ikkagi silmadeks ja kõrvadeks koha peal on meil laevad, siis meie lennusalga lennukid, kas siis vaatleja näol või lennusalga kopterid, kus on siis pinnalt päästja ja see meeskond. Tavaliselt, kui me läheme merekohale, siis on tegemist alati sellise tõsisema sündmusega, et kas on keegi jäänud kadunuks või vees hädas, et siis tingimused on ka alati rasked. Tavaliselt, kui mingi juhtum toimub, kus on teada sündmuspaik, siis reageerivad helikopteri meeskonnad, siis nemad saavad vahetult aidata. Et me peame paraku tõdema, et meie saame selliseid otsinguid, kus nagu lootus on juba väiksem. Ja merel, eriti Läänemeres, tegelikult on vesi on jahe, et kui inimesed ikka vette satuvad, siis paraku see aeg väga pikk ei ole. Inimene merest on üldse üks kõige raskemaid otsitavaid objekte leida. Kui objektid on hästi näha,
pole probleemi ka masinal neid leida, aga probleem tekib alati siis, kui nad ei ole hästi näha, kui on palju niiskust õhus, nähtavus ei ole ja on mingisugune 50 halli varjundit ainult seal, mida sa pead sealt nende seest otsima, et siis tuleb välja see, et sa näed seda enne kui masin. Et see masin on abiks, ilma temata sa ei näeks midagi, aga selle tõlgendamisel on ajudest ja silmadest väga palju abi. Pigem tuleb töös kasuks, et kui sa oled selline rahulikum tüüp oma iseloomult ja tegutsed läbimõeldult, kui oled selline rabistaja, et siis kipuvad tihti ka vead sisse tulema. Me kunagi ei istu käed rüppes ja ei mõtle, et see on nüüd lihtne juhtum, et me üldse ei pinguta, me pingutame rohkem veel ja me elame sellele kogu hingest kaasa, et selles mõttes võite meid usaldada. Me teeme kõik endast oleneva. Inimelude päästmine, reostustõrje, see on ikkagi meeskonnatöö, sillameeskond, masinameeskond, tekimeeskond ja nad kõik peavad tegutsema nagu üks mees. Pinge on suur, tehnoloogiat ja tehnikat ja inimesi on palju ja kui see masinavärk töötab kõik kokku niimoodi, et see eesmärk saavutatakse, siis see on täpselt nii nagu spordivõistkonnal see võit, et olete näinud, kui jalgpallimatš lõpeb, et üks meeskond rõõmustab. Meresse tuleb ikkagi suhtuda austuse ja respektiga. Nagu vanasti armasti öelda, et inimene on looduse kroon. Ei ole. Loodus on ikka ise omaette ja inimene on lihtsalt üks osa loodusest. Ja kui nüüd minna niimoodi merele ette valmistamata, siis põhimõtteliselt ikkagi kaotajaks pooleks jääb inimene. Inimene, kes läheb merele, vaadaku kõigepealt ilmaprognoosi. Kuidas ilm on, milliseks ilm võib muutuda, siis kindlasti päästevahendid. Ilm võib ka ilus olla, päike võib paista, aga tekib tehniline rike ja päästevahend on see asi, mis annab sulle tunduvat aega juurde. Siis kindlasti sidevahendid. Siis olgu kaasas ka signaalraketid, viled. Soome võistluspurjetaja, ärimees ja spordimanager Hjallis Hargimo, kes on sõitnud mitu korda ümber maailma võidu ja kes on võtnud selle kokku niimoodi enam-vähem ühte lausesse, et merd ei saa iialgi võita, aga piisava kogemuste ja oskuste pagasiga on võimalik sealt eluga tagasi tulla. Võib-olla meri tundub, on selline põhjatu auk, kuhu võiks ju nagu kõike visata ja reostada, aga kõik see tuleb inimesele mingi hetk tagasi. Piisab ainult mingisugusest 100-200 tonnist, et oleks kogu see meie ilus Pirita rand rikutud, Soome laht rikutud. See näitab, kui haavatav on ikkagi Läänemeri inimeste poolt. Soodsate ilmaolude korral jäävad meil külgradari ehk siis LARi pildi peale ja meil on võimalik siin arvutiga joonistada üsnagi täpselt selle reostuse kontuur. See on reostuslaik nüüd vastu päikest. Et kui siin nüüd vaadata, siis need reostused, siin on Naissaar, Suurupi poolsaar, siis kolm sellist laiku, et need moodustuvad kohe ka siia kaardile. Tööstuse ja tehnoloogia areng on sinna tänapäeval viinud, et inimesed ühelt poolt on hakanud tundma ennast loodusest üle,
ja sellega siis ka riskivad. Ja teiselt poolt siis tööstuse areng on viinud selleni, et merel veetakse erinevaid ohtlikke kaupu, millega käiakse hooletult ringi ja mis satuvad merre ja ohustavad mereelu keskkonda. Saadame merevalvele pildi ka selle laeva kohta. Muidugi loodus saab sellega hakkama. Aastakümnetega merel läheb võib-olla 100 aastat, 200 aastat läheb aega, ta lõppkokkuvõttes ta puhastab ennast ise ära, aga kus kohas meie nii kaua elame?